Anna, siin sa oledki. Vau, milline laskumine, oli hirmus või? Algus oli päris hirmus, aga tegelikult nii lahe kogemus, et vau, vaated ülevalt olid juba nii imelised, et väga äge. Nüüd me lähemegi koos seda seikluslikku Ida-Virumaad avastama, eks ole? Just. Et me olemegi siin praegu Ida-Viru seiklusmaa alguspunktis Kiviõli seikluskeskuses ja lähme vaatame, Airis teeb meile väikse sellise ülevaate, mis siin kõik pakkuda on, et läksime. Ida-Virumaa on seikluste maa. Airis, kuidas üldse tekkis Kiviõli seikluskeskus? Tegelikult see lugu hakkas juba 2000-ndate alguses, siis kui noored uljad noormehed arvasid, et talvel võiksid mäest üles ronida ja lumelauaga alla lasta. Loomulikult pidi selle jaoks siis kasutama jalgu ja see oli päris väsitav. Õhtuks siis juba oli plaan valmis, et tegelikult tuleb siia panna tõstuk püsti, et alguse sai kogu idee suusatõstukist. Ja täna meil on siin selline suur aastaringselt toimiv keskus. Milliseid seiklemisvõimalusi te siin inimestele üldse pakute, et milline kõige ägedam atraktsioon siin sinu arust on? No mulle isiklikult meeldib trosslaskumine, et ikkagi Eesti pikim, kiirus on vägev, emotsioon on mõnus, et kindlasti on ta paljude lemmik, aga meil on ka selliseid natukese rahulikumaid, näiteks paadisõit sobib niimoodi rahulikult kulgemiseks, nautimiseks. Laste liikluslinn on väga mõnus, sobib kõigile. Põnevkivi kaevandus, ja mis on nagu meie atraktsioonide võib-olla eripära on see, et sa saad kõike ise teha, ise kogeda, ise proovida, ise õppida. See on lennukas, see tõuseb õhku ka või? Mõttejõul, et kui sa väga kõvasti mõtled, siis tundub nagu lendaks. Et seal saab kokpitis istuda ja täitsa sellise lendamise tunde ikkagi kätte saada suure tuulega. Aga Eestis on 4 aasta aega. Mis siin toimub aastaringselt? Mis talvel toimub? Talvel on meil suusakeskus. Meil on 4 suusanõlva ja lumelauapark. Ja me oleme aru saanud siis nende aastatega, et tegelikkuses eestlaste seas suusatamine ja lumelauatamine on populaarsust koguv ja meil on plaanis õppenõlva laiendada, sest et neid soovijaid talvel on nii palju, et nad lihtsalt ei mahu ühele õppenõlvale ära. Aga tegevust leiavad ka need, kes siis tahavad trikke teha ja natukese pikemaid sõite teha, et meil on talvel ka kõigi peale mõeldud. Kui kõrge see mägi siin on, et kui pika liu saab? Jalamilt on tegelikult mäekõrgus 90 meetrit ja kõige pikem nõlv on meil 700 meetrine. Nii et ikkagi juba üsna pikk. Ühesõnaga midagi igale maitsele ja igav siin ei hakka? Absoluutselt mitte. Millal te avatud olete? Suvehooajal oleme avatud 6 päeva nädalas, alates siis 17. juunist ehk tänasest. Ja meil on siin kohapeal siis kõik võimalused olemas ühe toreda päeva sisustamiseks, et meil on kohvik olemas, meil on atraktsioonid olemas, meil on puhkenurgad olemas, et selline mõnus suvine päev.